Hei, on kaunis suvepäev ja meil on täna plaanis minna Jõgevamaale, kus asub Avinurme puiduait. Seal peaks olema kõige parem valik käsitööd. Pole seal varem käinud ja lähen huviga vaatama, mis seal siis täpsemalt on. Tulge minuga! At the roundabout, take the first exit on Avinurme Keskis. 2.5 kilometers. Turn left. Astusin nüüd sisse siia kaunisse käsitööpoodi ja mind võttis siin vastu tahke perenaine, Hiveli. Mis kohad meil oleks siin, kus me saaks teha mingit kaadrit? Ma saan aru, et siin on see kauplus, on ju? Te rahulikult vaadata natukene majas ringi ja võib-olla leida ise selle koha, aga põhimõtteliselt jah, üleval lapsed mul saab ülevad, aga üleval on meil suur saar. Et siin on jah, see kohvikupool ja siis on müügisasjad, mida me ise teeme, see on kõrval majas. Ja all on töötoaruumid, eks all praegu on niuke vaba olemine. Siin on väga palju asju, kas need asjad on kõik siin kohapeal valmistatud? Ja, see tegelikult ongi sündinud see maja, et puiduait on sündinud sellest, et meil on 27 aastat juba toimetanud siin perekond, kes teeb siis puidust tarberiistasi ja korve ja saunatarbeid, et lihtsalt ei mahtunud enam ära oma tehase poole ja ehitasime siis nüüd juba 14 aastat tagasi puiduaida, et näidata, et kus need tooted siis sünnivad ja samamoodi kutsuda siia siis külalisi, et saaksid nemad siis näha, et kus tegelikult korve tehakse ja kus kibusi, saunakibusi valmistatakse. Et Eestis on tegelikult ainuke selline koht, et Avinurme on pikkade puutöö traditsioonidega koht, kus just siis puidust midagi valmistatakse. Et meie siis kanname seda traditsiooni edasi ja lõime siis sellise maja ka, et kus kõike korraks saaks näidata. Et siis perefirmal on tegemist, et juba mitmendat põlve olete siin tegutsenud siis? Jaa, tegelikult meil juured on täitsa Avinurmes ja minu vanaema ja vanaisa, vanaema on korvi pununud, vanaisa on saunakibusi valmistanud ja nüüd on natukene edasi arenenud, et me teeme väga palju muid ka, et loomulikult meil on väga head abilised, ehk et meil on 20 töötajat, kes siis igapäevaselt valmistavad seda toodangut siin, aga jah, kanname edasi ühte toredat traditsiooni, mis Avinurmes on. Ja milliseid töötubasid te teete? Kõige populaarsem töötuba on meil laastukorvi meisterdamine, mis siis tõesti ongi see, et meie teeme laastudest korvi, mitte ritstest. Ja peale selle on meil puidust meisterdamised, on leivapõrse küpsetamine, on prääniku valmistamine, et seal alati juures on väike puiduelement, ehk et präänikut ei saa muidu teha, kui ei ole puidust prääniku vormi, leiba ei saa muidu küpsetada, kui ei ole leivaastet, et seal on nagu see puidu mõte on seal alati juures. Ja maalimise töötubasid? Ja maalimise töötuba on ka samamoodi ja me maalime siis puidust asjadele peale. Ja miks maalimine? Sellepärast, et see on üks oskus, mida me siin ettevõttes samamoodi teeme, ehk et meil on väga-väga palju tooteid, mis lähevad siit välja just kauniks maalituna. Nagu näiteks see kott, et see jäi mulle kohe siin silma, et see on siis puidust tehtud ja peale maalitud. Ja see on meil kuskil 10 aastat tagasi turule tulnud. Ühe väga-väga vana korvi prototüübi alusel siis natukene muutsamaks tehtud ja seda me siis tegelikult toodame, aga kuna see on nii populaarne toode, siis seda on ainult üks ja ainus siin, et need on tooted, mis tulevad eritellimusena. Ehk et klient juba teab, et ta tahab, et siis saab seda juba eelnevalt teada anda ja sünnib vastavalt kliendi. Aga lähme vaatame üles ka, et seal on meil veel ruume.
järgmine saal on siis selleks, et kui meil tuleb külla rohkem külalisi kui 15 inimest, et siis me saame siin teha korvi punumise töötuba või juubelilauda pidada, peielauda, meil on ka pulmalaud siin olnud, et saame kasutada siis suurematele seltskondadele. Ja siin on meil veel üks tore pildinäitus, mis on tegelikult tehtud juba täitsa mitu aastat tagasi, et see on siis Katrina Tang, kes on Eestis ainuke, minu meelest ainuke laste fotograaf ja teeb väga head koostööd ka erinevate välismaiste firmadega. Ja see, miks ta siin on sellepärast, et see noormees, kes siin pildil on siis minu poeg, kes nüüd küll on juba 16-aastane, et natukene näeb teistmoodi välja ka, ütleme nii.